Nüüd selles ülesandes tuleks meil lahendada siis ahelvõrratus. Ja siinkohal on oluline siis saada aru, et ahelvõrratus tähendab tegelikult samuti võrratuse süsteemi lahendamist, sest kaks tingimust peavad olema korraga samaaegselt täidetud. Kõigepealt siis see avaldis peab olema suurem nullist ja teiselt poolt, paremalt poolt peab ta olema väiksem 6. Et me võime selle ahelvõrratuse kirjutada ka sellisele kujule. Ja nüüd ei ole midagi muud, kui on vaja siis mõlemad ruutvõrratused eraldi lahendada ning seejärel leida nende ühisosa. Nüüd esimese võrratuse korral, leides selle avaldise nullkohad, korrutis on 2 ja summa on 3, sobivad 1 ja 2. Ja kui me kanname nad siia joonisele, parapool avanedes üles poole, huvitab meid siis see piirkond, mis on suurem nullist, ja saame esimese võrratuse lahendi hulgaks miinus lõpmatusest kuni 1 ja 2 kuni lõpmatuseni. See on siis esimene võrratus. Võtame teise võrratuse. Teise viime kõigepealt normaalkujule, viime siis selle 6 ka vasakule poole. -6 on väiksem nullist ja saame võrratuseks x ruudus -3x ja -4 on väiksem nullist. Leiame nüüd selle avaldise ruut 3 liikme 0 kohad lahendades võrrandi ja peast lahendades korrutis on -4, summa on 3, 4 ja -1. Ja jällegi saame joonise abil siis lihtsa vaevaga need võrratuse lahendi hulga, parapool avaneb üles poole, väiksem nullist, see on siis see piirkond, mis on allpool x-telg. Ja saame omal jooniselt siis välja lugeda lahendina, et teise võrratuse lahendi hulgaks on siis -1 kuni 4 jääv vahemik. Ja nüüd kanname mõlema võrratuse lahendid ühele ja samale joonisele. Esimesel olid 1 ja 2 need nullkohad, miinus lõpmatusest kuni 1 ja teine 2 kuni lõpmatuseni. Ja teisel võrratusel vahemik -1-st 4, kanname ka selle joonisele, viirutame nüüd teistpidi, et oleks parem pilt meil haarata. Ja nüüd me näeme, et kaksipidi on vahemik -1-st 1 ja 2-st 4 viirutatud, ehk siis selle ahelvõrratuse ehk võrratuse süsteemi lahendiks oleks piirkonnad nii -1-st 1 ja 2 kuni 4.